oi jess, Maria. Küll see elu on selline dünaamiline, pidevalt muutuv. Sügavust ja kõrgust ei saa mõõta, järjest läheb sügavamaks, järjest kõrgemaks. Ja kui sa vaatad nagu, et elu on sinu elu ja minu elu on nagu muinasjutt, legend, story, eks ju, selle keha story, eelmiste elude story, kuidas nad kõik põimuvad omavahel. Kuidas me loeme näiteks Punamütsikest. Et üks asi on, et story'l on ka nagu mitu kihti, neid kihte on palju, aga jämedalt võib öelda nagu muinasjutu, muinasloo, legendi või story's on ka nagu žužee, sa loed lihtsalt, et Punamütsike läheb emale, vanaemale viima, eks ju, pirukaid. Sa loed lihtsalt ja vaatled, kui lugu tutvud tegelastega ja naa. Siis sa hakkad nägema, teine ring on nagu sümbol, et mis mõte seal nagu on. Et mis seal nagu peidetud, mis sõnum seal on. Ja siis kolmas ring on see, et kuidas see sinu eluga nagu, see õpetlik lugu, et kas sa leiad ka enda eluga mingit paralleele või innustust või tarkust, kuidas käituda erinevates olukordades. Et sellised 3 ringi on üldiselt. Ja elu ise on ka selline, et sa ise oled ka nagu, tahad olla ühtepidi, sul on vaja elus midagi kindlat. Et sa ei saa, kui kõik on hästi ebakindel, eks vaimsed inimesed räägivad, et keha on ajutine, ühiskonnad on ajutine, materiaalne energia on ajutine. Ta räägib küll, et hing on igavene, aga kuna me hinge ei ole teadvustanud, siis selline ebakindlus tekitab meis, põhimõtteliselt inimene jääb haigeks. Et peab olema esimene ring, siis tegelikult mugavustsoon ikkagi peaks olema, kas me otsime sellest mingist organisatsioonist, eks ju, läheme võib-olla ühte äärmusesse, mis on okei, suur või väike organisatsioon, kus on võib-olla suur organisatsioon, seal on oma rõõmud, aga siis võib-olla väiksemas organisatsioonis on omad plussid, et seal et sa saad individuaalsemat lähenemist, võib-olla selle õpetajate või vanemate eeskujude puhul. Et seal on ka nagu lõputu selline värk, et üks on siis mugavustsoon, mis ka võib muutuda, me näeme, et elus muutub see, aga ikkagi, et mingid kindlad asjad on, väiksest peastakse emme, issi armastus, hiljem seal võib-olla mingid oma sõprusringkond, hiljem sa leiad võib-olla religiooni või mingi koolkonna või ma ei tea, mis fänn sa oled seal või võib-olla tõesti viskiklubi, veiniklubi või et ennast samastada, et mingi kindlus, et mingi stabiilsus on. Ja kui sa oled ainult selles tsoonis, otsid seda stabiilsust ja siis sa ikkagi pettud kogu aeg. Materiaalne maailm on nii, et see on nagu algus ja lõpp. Et kui sa varem ei pettu oma klubis, siis sa saad aru, et surma hetkel ikkagi pead klubist lahkuma. Et siis on järgmine ring on, eks ju, üks on mugavustsooni ring, mis on vaja siis, et vähemalt teoorias me teame, et me oleme igavene hing ja Jumal ei hülga meid ja Jumal vähemalt ja Jumala teaduse ülihing, püha vaim, Paramatma on alati meiega tähelepanelik ja armastab meid tingimustega kõik see, eks ju. Siis teine ring on õppimise ring. Et kus sa oled nagu ideaalne olla, et sa oled nagu mugavustsooni nagu piiri peal. Et ikkagi õpid, sa annad oma paradigmadele ikkagi, sa näed, et Jumal on nagu avaram kui sinu religioon või sinu lähenemine, see on sinu maitse ja sa pead olema truu, eks ju, et oma mõista asju, sa ei saa hüpata ühelt asjalt teisele, võib-olla alguses hüppad rohkem ja pärast püüad sügavuti nagu mõista midagi, eks ju. Kõigil on oma maitse, oma suhe Jumalaga ja nii edasi, eks ju, jälle pikk suur teema. Ja siis nagu õppimistsoon, kus kõik tegelikult võib muutuda, isegi oma traditsioonis mis sa arvasid 20 aastat tagasi, sa oma traditsioonis arened läbi praktika, suhtled vanemate pühendunuks, saad vaadata, seal on sellised momendid, mille peale me nagu ei tulnudki, eks ju, lõputu. Ja siis kolmas on siis nagu, võib öelda nagu paanikatsoon. Või seda on ka vaja nagu väljakutset või natuke sellest mugavustsoonist välja minna, eks ju, ütleme, et sa, ütleme, mina räägin siin Krishna, ütleme, Kristus on ka mulle nagu, või siis maausulised on ka nagu lähedased, aga ma tunnen seal ka nagu palju ühist või ühiseid jooni, et ma nagu ei näe nagu vastuolusi, aga ütleme, et seal, ma ei tea, mingi Allahi poisid, et seal on nagu et umbes, need on need, eks see pommid lendavad. Aga äkki seal taga on ka ikkagi midagi nagu sügavat ja äkki nende seas on ka mõned nagu sügavad ja realiseerinud hinged, kes ei ole, kuidas siis religioon on kasutatud, kas kristlust või ükskõik mis liikumisi religioon on kasutatud sõja eesmärgil kaupmeeste ja poliitikute poolt, et see on nagu üks pool, aga sealt sügavuti sa näed siis võib-olla mingi aednik, kes ei justkui on nagu väliselt ateist, aga on loodusega, emakese loodusega sina peal, ta jumala aspekti võib-olla ta ei tunneta või budist, ta on selle impersonaalse, et kõik on üks selle aspekti nagu tunnetaja ja sealt, kui palju temalt õppida nagu. Et lähed sealt nagu oma sellest mugavustsoonist ja õppimistsoonist ka sellesse nagu nõnda nimetada nagu aeg-ajalt ka sinna, et ma ei tea, eks ju, nagu ma ei oska öelda nagu mingi reisimine, eks ju.
et olen Indias palverannakutel käinud, et miks see hea on olnud, eks seal on pühad paigad ja hea suhtlus, eks ju, kõik see traditsioon, see egregor, aga noh, see mugavustsoon nagu seal nagu meie valge inimene ka, eestlane, eks, et see nagu seal on kogu aeg nagu oled niimoodi, mis see nüüd oli, isegi kui sa 6. ja 7. korda käisin Indias, siis iga kord on ikka nii, et aeg-ajalt oled niimoodi, selline intensiivne arendus, aga kui sa oled ainult sellises, inimesed ka erinevad, eks ju, mõni on rohkem seikleja, mõni on rohkem introvert, seal on ka veel see kategooria, aga nii üldiselt kõike kolme on vaja, eks seda mugavustsooni, mingit kindlustunnet, siis õpid, arened, kas oma traditsioonis või oled seal piiri peal ja siis lõpuks ka suhted ja elu teeb sul nii või naa, et kas on sugulased ja keegi, kes on hoopis teise kruuviga, sa õpid nendega ka armastust jagama ja olema. Et nii, et siis head muinasjutu ja legendi ja oma story mõistmist siis läbi selle 3 kihi ja väljaspoolt õppimist, seal on ka lood, story'd, muinasjutud, pühakirjad, inimlood, kõikides lugudes vaatad neid ja imestad, ükskõik sa mõne sõbraga räägid, ta räägib ju oma maailmast, oma tunnetusest ka. Kui kuulad ja imestad, siis leiad mingid mõtted, eks ju, alandlikud ja siis vaatad, et mida mul on õppida sellest.